on noorsootöö eesmärk koolis ja mis on noorsootöö eesmärk üleüldisemas mõttes. Tegelikult eesmärk on täpselt üks ja sama. Arendada noort hästi toimetulevaks, õnnelikuks inimeseks. Nii noorsootöö eesmärgid, mis on kirjas noorsootöö seaduses, kui kooli eesmärgid, mis on kirjas riiklikus õppekavas. Riiklikus õppekavas ehk siis ka seal läbivad teemad ja üldpädevused ju tegelikult kirjeldavad ühte ja sedasama, et oleks õnnelik, hästi toimetulev noor. See on nagu selline link, et ma õpin ja siis ma noorsootöös tegelikult kasutan seda praktiliselt. Et kui tuua näide, et õpid matemaatikatunnis matemaatikat, siis näiteks noortekeskuses lähed tegeled kokandusringiga ja seal möödad, kaalud, arvutad, mis sellest asjast kokku tuleb, kuidas see tort nüüd siis ikkagi valmis saab. Noorsootöö on link teadmiste ja oskuste vahel. Viljandi gümnaasiumi noorsootöö kontseptsioon on omamoodi kahest osast koosnev, et ühelt poolt me toetame aktiivse õpilasesinduse tegevust ja teiselt poolt siis realiseerime kõiki neid noorte algatusi, mis koolis alguse saavad. Ja selleks, et seda kahte poolt kenasti täita, on meie koolis, mis on aasta aega tegutsenud, on täna lisaks siis noorsootöötajale, kes huvitegevust koordineerib, on olemas ka noorte mentor ja õpilasesinduse juhendaja, kes on ühiskonnaõpetuse õpetajana koolidemokraatia arendaja ja sellega seoses pakub meile sellist võimalust, et kõik, mida noored ette võtavad, oleksid siis osa õppeprotsessist, et noorsootöö ei oleks asi iseeneses. Et noorsootöö realiseerimine tähendab siis seda ka, et kõik, mis on noorte oma algatus, kui osa õppeprotsessist tähendab näiteks seda, et meil on õpilasesinduse töös osalemine võrdsustatud õppeprotsessis osalemisega. Ehk kõik need harjutused ja koolitused, mida nad koos läbi viivad, on osa nende õppetööst. Samamoodi kõik sellised tegevused, mis on õpilaste enda käima lükatud, nagu näiteks kooli ajaleht, mis meil juba ilmub 2 aastat, või kooliraadio, mida me sellel aastal käivitame koos Kultuuriakadeemia noorsootöö tudengite abiga. Ja sellega seoses jälle samamoodi, et kõik see, mida nad teevad, läheb arvesse õppetöö osana. See tähendabki seda, et noorsootöö ei ole enam asi iseenesest, vaid noorsootöö on osa reaalsest õppetööst, mida kool läbi viib. Kui rääkida sellest, et kes on asja võti, siis ühelt poolt noored ise, kes peavad saama kogu aeg positiivset tagasisidet sellele, et nad algatavad midagi, ja teiselt poolt juhendajad. Esimese tegevusaasta järel on tagasiside olnud noorte endi poolt positiivne. Vanematega vesteldes läbi isiklike kontaktide samamoodi. See tähendab seda, et Viljandi gümnaasiumi noor paistab oma linnas silma. See on olnud kõige esimene tagasiside meile. Ja nad tajuvad seda, et meil on valikute võimalusi reaalselt rohkem kui seni. Programm Innustavad teod kooliraskustega noortele oli minu jaoks just sellepärast hästi oluline, et noortekeskuse noorsootöötajad ja koolid, ehk siis koolide õpetajad, hakkasid omavahel paremini ja tihedamini koostööd tegema. Ja moment minu jaoks oli just see hästi armas, et kui kooliõpetajad ja noortekeskuste noorsootöötajad ühe korraga ütlesid, need on meie ühised noored, kellest me siis tahame teha, arendada, toetada nende arengut, et neist saaksid hästi toimivad, hoolivad tegijad. Et see on oluline. Ja et me saime koos tegutseda. Et ei on niimoodi, et noorsootöötajad läksid kooli ja tegid midagi, vaid absoluutselt olid kaasatud ka õpetajad. Õpetajad, noored ja noorsootöötajad kolmekesti koos siis tegutsesid ja lõpptulemus oli see, et nii noorte enesehinnang tõusis, õpetajad hakkasid paremini noortega läbi saama ja
noorsootöötajad, õpetajatega ja noortega. Et selline kolmik, tervik, mis selle käigus siis paranes. Kui võtta see programmi mõju, siis mina näen selle sellist vist laiemas mõttes kahtepidist kasu. Üks on niisugune üldine süstemaatilisem või süsteemi haaravam, et Tartu linna raames noorsootöö või ütleme tinglikult mitteformaalne haridus ja koolitöötajad, ütleme tinglikult formaalne haridus, on omavahel hakanud järjest tihedamalt koostööd tegema. Ja see koostöö on tugevnenud, on muutunud eesmärgipärasemaks. Ma loodan, et mõlemalt poolt. Ja ilmselt on see, mis viib nagu tulevikus uute võimsate innustavate tegudeni. Teine pool on niisugune minule kui kooliinimesele kooli isiklik enda kasu, mis väljendub ilmselt kõige rohkem selles, et on teatud pädevused ja oskused, mis on noorsootöötajatel olemas, mida õpetajatel on kindlasti ka, aga mida nad on saanud vähem praktiseerida. Ja see programm andis võimaluse õpetajatel ühtepidi võib-olla õppida, üle korrata teatavaid oskusi ja pädevusi, aga teistpidi tõi lisajõudu kooli. Ta andis võimaluse koolil natukene lihtsamini oma tööd teha. Ja lõpptulemusena ilmselt see ongi see, miks nii noorsootöö kui ka koolid ju toimivad, et me lõpuks saaksime ühe ja sama tubli toimiva lapse õpilase. Kaks 2013 aasta oktoobrikuisel koolivaheajal toimus Pärnus suur rahvusvaheline projekt pealkirjaga Camp. Ja selle projekti raames tulid siis noored Rootsist, Soomest, Gröönimaalt, Norrast ja ka Eesti noored kokku Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis ja veetsid ühised 3 päeva. Ja nende 3 päeva raames korraldati neile erinevaid töötubasid, kus nad siis said nii-öelda õppida formaalseid õppeaineid läbi mitteformaalsete. Ja töötubade pealkirjad olid siis matemaatika ja kunst, matemaatika ja muusika, bioloogia ja kunst, tants ja füüsika ja teater ja keel. Ja nende 3 päeva jooksul oli siis 10 töötundi, kus püüti siis veenda nii iseennast ja võib-olla ka teisi, et on võimalik muuta sellised formaalsed ja teinekord võib-olla koolis isegi rasked õppeained atraktiivseks ja huvitavaks. Neid tulemusi, et tõesti ongi võimalik keemiat välja tuua läbi teatritüki või füüsika valemeid tõestada läbi liikumise või akrobaatika. Et kui õpetaja võtab ikkagi ette ja püüab leida koostööpunkte ka teise valdkonna õpetajaga ja ühiselt maha istudes ja arutades ja eesmärgiks seades, et tõesti meie õppeaine on selline, mida tasub noorte hulgas populariseerida, siis on võimalik. Kui kindlasti sobib selline võimalus näiteks projektõppepäevadeks, kus saab nagu innustada ja siis vabamalt võtta ja loominguliselt läheneda sellistele õppeainetele. Noorsootöö tegeleb peamiselt sellega, mida see õpilane teeb siis väljaspool koolit, see on niimoodi üldiselt mõistes. Tegelikult ideaalis peaks olema niimoodi, et see kool ja noorsootöö käivad niimoodi käsi käes, et keskenduvadki siis selle noore eespool mainitud eesmärkide saavutamisele, tugeva võrgustiku olemasolu. Väikestes omavalitsustes ongi niimoodi, et kool ja noorsootöö juba teevadki sellist tihedat koostööd, nagu me peaksime ideaalis seda saavutama. Ja veel kord, kui ideaalide poole püüelda, sest milleks muidu ideaalid ongi niimoodi, et püüdkem rohkem suhelda omavahel. Kõik need inimesed, kes me kasvatame neid noori ühel või teisel moel, koolis või väljaspool seda, teeme koostööd. Räägime omavahel, suhtleme. Ja ärme koolis õpeta aineid või noorsootöö puhul karja lapsi, vaid võtame inimese ja kasvatame temast suure inimese.